Tere! Viimasel ajal on olnud palju juttu sellest, kuidas välismaise taustaga ettevõtjad ei saa Eestis pangakontosid avada ja kuidas pangad sulgevad juba avatud kontosid. See on tekitanud probleemi, kuna ühelt poolt on riik teinud osaühingute asutamise ääretult lihtsaks. Teiselt poolt aga, kui sellele osaühingule ei ole võimalik pangakontot avada, siis ei ole võimalik seda ühingut sisuliselt ka majandada. Ja seda ainuüksi juba õiguslikel põhjustel. Seadus nõuab, et ühingule tuleb avada pangakonto ja see tuleb avada Eestis tegutsevas pangas. Ka rahalised sissemaksed, näiteks osakapitali sissemakse, mis tuleb asutamisel tasuda, tuleb teha nimetatud pangakontole. Ja seega, kui Eestis tegutsevas pangas ei õnnestu pangakontot avada, siis ei olegi võimalik ühinguga majandustegevust alustada. Probleemi on mõistnud ka Vabariigi Valitsus, kelle hinnangul pärsib tekkinud olukord Eesti ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet ja peletab välisinvesteeringuid. Seepärast on Justiitsministeerium koostanud seaduseelnõu, mis peaks jõustuma 1. jaanuarist uuel aastal. Lühidalt on eelnõu sisu selles, et lisaks Eestis tegutsevatele pankadele saab edaspidi konto avada ka mujal kui Eestis ja mujal kui pangas, näiteks Soome makseasutuses. See võimalus tekib kõikidele osaühingutele ja kõikidele aktsiaseltsidele, mitte üksnes välismaise taustaga ettevõtjatele. See aga tähendab, et avarduvad ka Eesti ettevõtjate võimalused. Kui eelneva pinnalt tekkis küsimusi, näiteks, et kuidas see kõik tehniliselt välja hakkab nägema, siis võtke minuga julgesti ühendust. Järgmise neljapäevani.